mis on kõige pikem sõjavorm, mis on käinud, on infosõda, sellepärast et võideldakse ikkagi meie väärtuste ja arvamuste muutmise nimel. Ehk siis tahetakse, et me arvaksime nii, nagu on kellelegi kasulik. Ja kust poolt on tõhusam ühiskonda nõrgestada? Kas niimoodi, et ühiskond on väljastpoolt vihatud või ühiskond on seespoolt vihatud? Ilmselgelt seespoolt. Kui ühiskond on seespoolt üksteise vastu, siis on meil kehvad lood. Ja inimesi on palju lihtsam mõjutada, sellepärast et ühiskonna sees endas on keegi, kes teeb neile halba. Ja kõik arvavad, et see halb agent on keegi teine. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere ja kuulaja, mul on sind äärmiselt hea meel tervitada Meediapalati järjekordses juba 32. episoodis, mis tähendab seda, et meil on tohutult palju episoodi juba selja taga ja ka ees on ka kindlasti mõned episoodid veel, aga mina olen Kristof Moraveiski ja täna on meil stuudios meie hea kursavend Urmet Neem, tervist! Ja, tervist, et seoses 32-ga, et ma käisin 32. keskkoolis. Väga tore! Ja saadet muidugi juhib minuga koos ei keegi muu kui Martin-Erik Maripuu, tere Martin! Tere, Kristoffer! Ma arvan, et me võime võiks siinkohal kuulajale nii-öelda aususe ja selguse huvides öelda ära, et me ei ole enam lihtsalt niisama tudengid, kes teevad siin Tartu Ülikoolis podcasti, vaid me oleme ka juba ajakirjanikud, sina oled ERR ajakirjanik, mina olen Delfi ajakirjanik, ehk siis kuulajale siis aususe mõttes ütleme välja, et meie et me saame kritiseerida ainult Postimeest. Vot, nii, aga tänased teemad on meeliülendavad ja toredad. Me räägime muidugi kirgi kütvast Donald Trumpist, tema väljaütlemistest ja sellest televisiooni showst, mis ta ovaalkabinetis korraldas. Räägime sellest, et Isamaa esimees Urmas Reinsalu sai Postimehes enda saate nimega Varivalitsus ja räägime ka sellest, kuidas Katrin Lust on hakanud viimasel ajal kritiseerima nii pidusid kui ka pidusid tegelikult, sellepärast, et vabariigi aastapäev on ka pidu ja lõpetame ikkagi ei kellegi muu kui Tommy Cashiga, aga alustame nädala tähelepanekutega. Urmet, mis sa sel nädalal oled huvitavat tähelepannud? Jah, no muidugi peamine teema on Trumpi teema, aga mina leidsin ühe huvitava nupukese põhjarannikust. Nimelt Toilas hammustas naine tülikäigus meest, et rasked ajad on ja ju siis peab hammustama juba hakkama, et see on minu väike nädala tähelepanek. See on tõesti armas tähelepanek. Martin, mis sina tähele panid? Selles mõttes viimased nädalad siin pikemalt, meil pole nüüd pikalt mingit saadet olnud, aga ikkagi see Vene kodanikelt ja hallipassiga elanikelt siis hääleõiguse äravõtmine on see, mis ikkagi Eesti poliitikas, kui nüüd välismaasjad välja ette, kõige rohkem on kirgi kütnud ja no minule jäi silma siis 4. märtsi Madis Indre artikkel siis sellel teemal, et ei ole päris ühte meelt ka koalitsioonis selle osas, et kuidas peaks siis tegema, et vahepeal justkui tundus, et on saadud nagu mingisugune laiem konsensus selle osas, et kuidas siis edasi minna, sest koalitsioon üksinda ei saa seda põhiseadust muutma minna, et selleks on vaja siis ka opositsiooni poolt toetushääli. Aga et nüüd on siis mõra tekkinud justkui koalitsiooni sisse, ehk siis Reformierakond ja Eesti 200 näevad asja ühtmoodi, aga sotsid pigem siis hoiavad ühte paati Keskerakonnaga. Et vot selline huvitav, et ei tea, kuhu see nüüd täpselt välja läheb. Kuulasin ka sellist huvitavat arvamussaadet nagu Samost ja Aaspõllu ja seal väga huvitav teooria siis selle osas, et et kas see nii-öelda soov seda põhiseadust üldse muuta, et on see siiras soov, on see päriselt nagu mure julgeoleku pärast või on julgeolek selles küsimuses ettekääne, et tegelikult nõrgestada siis praegu ühte opositsioonierakonda, kelleks on Keskerakond. Et tegelikult ju suvel kerkis see Tallinna ja üldse valimisringkondade muutmise mõte ka ja see ju tänaseks ei ole kuskile jõudnud, sellepärast, et see oleks halb praktika, et kas praegu siis see nii-öelda valimisõiguse piiramine, et kui hea praktika see on lõppkokkuvõttes, et eks see siis selgub siin tuliste vaidluste käigus, nagu meil siin meedias näha on.
Ja kindlasti tulevik näitab, mis hakkab saama. Mina panin tähele, kuulates eile meie suurt konkurenti Rein Lang ja Väino Koorbergi juhitavat saadet Olukorrast ajakirjanduses, kus nad seda teemat käsitlesid küll kuu aega hiljem, aga siiski ehk 7. veebruaril oli ETV-s eetris Ken Saani, nimetatakse dokumentaalfilmiks, aga pigem ta oli võib-olla selline dokumentaalsaade või dokumentaalteos nimega Salaja piiril, kus siis Ken Saan filmis prilliraami sisse peidetud kaameraga siis Venemaale minevaid inimesi. Ma vaatasin ise ka laivis seda, ehk siis otse seda saadet või filmi ja tekkis küll selline mõte korraks, et kas see on eetiline või mitte, kas rikutakse ajakirjanduseetika koodeksit või mitte, aga suur tähelepanu sellele pööranud. Õnneks Olukorrast ajakirjandussaade seda natukene käsitles ja ma jagaksin teile ühte helilõiku sellest saatest. Kujutame nüüd ette, need inimesed, kes midagi ütlesid, võivad sattuda ju väga ebameeldivasse olukorda, eks ole, kui seda filmi vaatavad näiteks FSB-lased, mida nad ju kindlasti teevad. Nendel on antud tööülesanne, nad peavad jälgima Eesti telekanaleid. Nad salvestavad selle, kõik need näotuvastusmasinad on neil ka olemas, eks ole. Neil õnneks neid piiranguid ei ole tehisarule, mille Euroopa Liit endale vabatahtlikult on võtnud, et näotuvastust kasutada. Jah, need inimesed lähevad Venemaale ja nüüd ühel päeval tulevad nende juurde mingisugused mustades kummimantlites mehed ja ütleme, et tulge palun meiega kaasa, räägime natukene sellest intervjuust, mille te andsite fašistlikule Eesti telekanalile. See on inimeste reaalne ohtu seadmine ja see nüüd ei ole enam mingi kalambuuritsemine, eks ole. Et tõepoolest see teema on selles mõttes huvitav, et kui palju üldse selline dokumentaalfilm peab arvestama ajakirjanduseetikaga. Pigem on seal ilmselt küsimus sellest, et see lasti ETV eetrisse ja Eesti Televisioonile, Eesti Rahvusringhäälingul on loomulikult kohustuse ajakirjanduseetikast kinni pidada. Et kui me tegelikult ju loeme näiteks ajakirjanduseetikakoodeksit, et siis ajakirjanik peab vestluspartnerile ütlema, et ta on ajakirjanik ja millise väljaande juures ta näiteks on ja ajakirjanik ei tohi näiteks kuritarvitada meediakogenematuid inimesi, et selle nagu puhul ju oli siin selgelt eetika rikkumine, aga samas ülekaaluka avaliku huvi puhul on ka lubatud erandid seoses informatsiooni hankimisega, et teha seda näiteks nii, et vastaspool sellest hankimist midagi ei tea. Et samas sellised erandid on ju eetikakoodeksis paika pandud, et kui palju või kas üldse rikuti sellega midagi või mitte, on see nagu põhiline küsimus minu arvates. See on huvitav küsimus, sellepärast et ise nagu vaatajana, või ma filmi ei vaatanud, aga Ken Saan käis Ringvaates ja mujal andis ka intervjuusid, et ise nagu ei tulnud üldse selle eetilise dilemma nagu peale. See tundus nagu selline olukord, kus filmitegija läheb loomulikku keskkonda ja talletab sealt, et ilmselgelt ta päris kaameraga ei oleks neid vastuseid saanud, on ju. Aga teatav eetiline dilemma seal on. Ma ise tabasin ka ennast seal mõttel ja kui ma vaatasin seda, siis ma vaatasin seda laivis, seda saadet, siis ma jälgisingi nagu, kas nad ütlevad midagi sellist, mis võiks neid panna keerulisse olukorda Venemaal, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, ega nad midagi väga nagu negatiivset otse ei öelnud välja, et Putin on diktaator või midagi. Aga seal on nagu see küsimus ka ju tegelikult, et kas variant ei oleks olnud see, kui me inimeste näod näiteks ära udutame või mitte. Samas on ka üks argument see, et tegemist on avaliku kohaga, kus selline filmimine peaks olema ju lubatud, aga jällegi inimene ei teadnud, et ta filmitakse. See udutamine oleks vist kõige mõistlikum olnud minu meelest. Ja, aga mulle väga meeldis ka Postimees muidugi haaras sellest eilsest saatest kinni ja andis sõna ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Orule, kes ütles, ma tsiteerin, mehed jälgivad viinavabriku korstnast tõusvat suitsu ja teevad selle põhjal järeldusi erinevate nähtuste suhtes. Lisaks vahvale vigurkõnele ei jätta Koorberg ja Lang ilmselt unarusse ka oma tööandja huve, sest ta ei peaks nende väljaütlemise teiste meediamajade suhtes ülemäära tõsiselt võtma, ütles Oru. Meediapalat. Meil on külas meediakirjaoskuse ja sotsiaalmeedia entusiast, nagu sa ise ütled, Tartu Ülikooli lektor, Balti infohäirete sekkekeskuse spetsialist, endine meediaklubi projekti koordinaator ja siis endine üti tudeng Gretel Johanson, tere!
tere! Jaanuaris sai sinust esimene inimene Baltikumis, keda Rahvusvaheline kirjaoskuse assotsiatsioon lisas noorte meediapädevuse edendajate nimekirja seoses meediaklubi projektiga, et te korraldasite 300 meediateemalist töötuba 6000 lapsele ja noorele üle Eesti, et kuidas üldse lastele ja noortele meediapädevusi õpetada, mida te neile õpetate? Väga lai küsimus, sest et oleneb nüüd just sellest, et kas me räägime lastest või me räägime noortest. Just selles küsimuses, et kuidas neile midagi õpetada ja mida neile üldse õpetada, on ju. Aga ja meil oli meediaklubis oli 2 sihtrühma, olid 5-10-aastased lapsed ja siis olid 11-16-aastased noored. Lastele taaskord oleneb ka seal sihtrühmast, et jagunevad ka nemad 5-7-aastaseks, 8-10-aastasteks, on ju. Tähendab, jaguneda nad võivad mitut moodi. Aga meil jagunesid umbes niimoodi ja kõige nooremale earühmale algab kõik sellest, et umbes mis on turvaline parool üldse, mis on digitaalne jalajälg. Kõik sellised baas teadmised, mis YouTube Shortsis toimub ja nii edasi. Aga kui sa 5-aastasele ütled, et vaata ülema digitaalne jalajälg, ega ta sellest ju aru ei saa, et millised meetmeid sa kasutad nii-öelda, et nende nii-öelda sellele noorele, hästi noorele vanusegrupile jõuda nendeni? See on ka väga hea point, sellepärast, et tõesti, ega sa ei vaata 5-aastasele otsa ja ütle, et räägime nüüd digitaalsest jalajäljest, vaid tegelikult minu kolleeg Inger Klesment on see, kes laste meediapädevusega tegeleb ja tema meetod just digitaalse jalajälje juures näiteks on see, et tal on 2 jalanõud, üks on lapse oma, üks on täiskasvanu mehe oma ja siis lapsed saavad ise nii-öelda mõelda ja juurelda selle üle, et kumb jalajälg on suurem, kui me räägime lihtsalt sellest, et üks on lapse jalanõu, teine on täiskasvanud inimese jalanõu. Ja siis läheb jutt siis niimoodi loomulikul teel üle sellele, et aga näiteks internetis võib just selle täiskasvanud inimese jalajälg olla palju väiksem kui lapse jalajälg, sest võib-olla lapsest on lapsevanem pilte postitanud või on vanaema pannud Facebooki seina täiesti pilte täis sellest lapsest niimoodi, et see laps ilmselgelt ise ei tea, aga vanaema on postitanud ja nii on selle lapse jalajälg tegelikult suurem, kuigi päriselus me vaatame, et jalanõu on palju väiksem ja inimene ise on palju väiksem. Et sellised väga praktilised ja lihtsad näited, et kuidagi kõrvutada tihtipeale ka päriseluga, et lapsel oleks natuke kergem aru saada, millest jutt üldse käib. See on päris suur trend tegelikult ju, et lapsevanem paneb lapsest sotsiaalmeediasse pilte üles, ma ise näen seda oma feedil pidevalt, et kas te lastevanematega ka sellel teemal räägite, sellest kui lapsele öelda, et näed, su vanem paneb sinu sotsiaalmeediasse pilte üles, et kui suur mõju sellel on, kui pigem rääkida lapsevanemaga, milline mõju see lapsel on tegelikult? Ja ikka räägime lapsevanematega ka sellest teemast ja üldiselt lihtsalt sellest, kuidas internet on ikkagi püsiv asi selles mõttes, et kui sa postitad sinna oma lapsest pilte või teistest inimestest pilte, siis need seal ringlevad ja lapselt me ikkagi tihtipeale ei saa küsida nõusolekut. Me saame küsida nõusolekut, aga lapsel ei ole ju taustateadmisi sellest, mida see nõusolek tegelikult tähendab. Ja see muidugi laieneb ka sinna sisuloojate maailma ja sellesse, kuidas nemad oma lapsi postitavad ja selle pealt raha teenivad, on ju, aga see ei ole praegune teema. Aga jah, lapsevanematega räägime muidugi ka nendest teemadest. No üks asi on see, mida me ise või lapsed sotsiaalmeediasse postitavad ja milline on nende see jälg, aga kas te sellest ka räägite, et kuidas infot saada ja millised infokanalid on võib-olla kõige paremad? Muidugi, jaa. Muidugi siin on see koht jällegi, kus peab arutlema selle üle, mis sihtrühmast me nüüd räägime. Et 5-10-aastastele ja kaudselt tuleb see teema sisse. Me räägime ikka sellest, et igaüks võib YouTube'i umbes video postitada ja see ei tähenda, et see on fakti kontrollitud, on ju. Mitte sellise sõnastusega, sest fakti kontrollitud ei ole ka just sõna, mida 5-10-aastased kasutavad. Aga nüüd sinna 11-16-aastaste poole vaadates ja eriti just põhikooli lõpp ja tegelikult ka gümnaasium, kui meediaklubist nüüd väljapoole minna, siis neile me räägime ja vägagi keskendume sellele, et info allikakriitilisus ja üldse kust just nimelt infot saada ja kuidas kureerida seda, millist infot me oma infovoogudest saame, sest tänapäevaks me kõik ju teame siin, et algoritmiline infoväli meil on, algoritmid suuresti seda määravad, mida me tarbime, mida me
näeme, kuuleme, millist infot me saame, ehk siis jällegi minna ka sinna tasandile, et lihtsalt aru saada, kuidas info meieni jõuab ja miks just selline info meieni jõuab. Aga kui teadlikud lapsed ja noored üldse sellel teemal on, et vajavad nad üldse väga sellist suurt juhendamist või võib-olla on neil nagu selline põhi-know-how endal olemas, et vajab lihtsalt suunamist? Sündinud ju nutitelefon käes tegelikult. No siin me lähme sinna digitaalse pärismaalase sfääri, kus arvatakse jah, et noored on sündinud nutitelefon käes, küll nad kõike oskavad, küll nad kõike teavad, ei ole seda meediaharidust neile nii väga üldse vajagi. No nii see päris ei ole, see tähendab, et ikkagi uuringutest tuleb välja, et noored on tihti haavatav grupp, näiteks mina ise olen uurinud vandenõuteooriaid oma bakalaureuse töö käigus ja vandenõuteooriate suhtes on noored üks haavatavamaid gruppe, seda ka psühholoogilistel põhjustel. Aga võib-olla sellest räägime hiljem. Küll aga ma tahaks öelda ka seda, et ma ei keskendu ise oma töös noortele kui sihtrühmale sellepärast, et nad oleksid nii-öelda kõige haavatavam grupp või et me peame ainult noorte pärast muretsema. See ei ole ka see. Põhjus on lihtsalt sellest, et ma ise olen noor, ma olen ise oma kogemustest õppinud ja näinud, kuidas mina näiteks põhikoolis gümnaasiumis ei saanud mingit meediaharidust, et see on see põhjus, miks ma keskendun. Vajasin seda täpsustust lihtsalt sellepärast, et parem karta infolünku, kui pärast kahetseda valesid tõlgendusi. Aga noored on teadlikud. Me ise oleme ka siin kõik samas vanuserühmas, me teame, mis sotsiaalmeedias toimub ja me tihti oleme rohkem digipädevad kui meediapädevad. Me oskame sotsiaalmeediast erinevad funktsioonid üles leida, me oskame jagada seal oma pilte, sisu. Me teame, kuidas kõige paremini algoritmidele meeldida oma postitustega, oma tekstidega, mida iganes. Me teame selliseid asju. Aga mis on puudulik ja ma ilmselt ei üldista seda üleüldiselt Eesti noortele kui kõigile, aga mis võib olla tihti puudulik on just see meediapädevuse pool, ehk siis kuidas kriitiliselt allikaid hinnata, kuidas oma algoritmi kureerida, et infovoog oleks endale kasulik ja kuidas kontrollida infot ja nii edasi, et need on need puudulikud kohad, kus noored kindlasti vajavad ja väärivad seda tuge. Eelmisel õppeaastal sa selle bakalaureuse kirjutasid, milliseid vandenõuteooriaid sa märkasid levimas sotsiaalmeedias? Ja mul oli siis ankeetküsitlus, kuhu vastasid üle 15-aastased TikToki kasutajad Eestist ja nad ise kirjeldasid seal siis vandenõuteooriaid, mida nad on TikTokis näinud. Peab mainima, et tihtipeale olid need vastused tegelikult terminoloogiliselt mitte vandenõuteooriad, vaid need olid lihtsalt sellised rohkem nagu skandaali kirjeldused näiteks või selline popkultuur, meelelahutus, räägiti kuulsustest, kes on kellega koos, kellel on parukas, mitte päris juuksed, sellised asjad. Vandenõuteooriad terminoloogiliselt peaksid sisaldama endas siis mingit salajast gruppi, kes omakasupüüdlikult kuskil salaja tegutseb, meie nende tegevustest täpselt ei tea, nad on kurjad, meil on kannatajad, meil on siis need pahalased, ehk siis selline väga mustvalge vastandamine peaks olema vandenõuteooriates, mis nendes eelkirjeldatutes neid asju ei eksisteeri. Aga kui rääkida päriselt nüüd nendest terminoloogilistest vandenõuteooriatest, mis sealt bakalaureuse tööst välja tulid, siis väga palju oli ikkagi valitsusega ja poliitikaga seotud vandenõuteooriaid. Kui näiteks rääkida Eesti kontekstist, siis tol ajal vähem kui aasta tagasi oli üsna aktuaalne teema siis eestikeelsele haridusele ikkagi üleminek. Ja siis üks vandenõuteooria rääkis sellest, tähendab üks siis vastaja kirjeldas seda, kuidas ta on TikTokis näinud vandenõuteooriat, kus räägitakse, et Kaja Kallas taotluslikult siis viis läbi venekeelse elanikkonna genotsiidi Eestis sellega, et mindi üle eestikeelsele haridusele. Et see on lihtsalt üks näide, aga neid seoses kliimapoliitikaga kõigega oli ka seal erinevaid vandenõuteooriate kirjeldusi. No nüüd viimaste nädalatega on maailm väga palju muutunud infovallas, võiks öelda. Et kui palju sa praegu enda ümber neid vandenõuteooriaid või sellist valeinformatsiooni levikut märkad? No palju ikka, aga peab mainima jällegi, et ei ole see ainult viimaste nädalate teema.
ja seda ka USA ja Trumpi ja kõige selle kontekstis, sellepärast et juba siis, kui Musk ostis Twitteri, endise Twitteri, nüüd siis X-i enda valdustesse, siis juba hakkas pihta selline tolle konteksti sage ja tihe valeinfo levik, sellepärast et no nüüdseks on juba täitsa kindlaks tehtud, et X-is levivad teatud vaated palju paremini, noh, Muski ennast heas valguses näitavad postitused levivad väga palju paremini kui teised postitused, neid ikka võimendatakse seal algoritmide poolt. Skämmid, küberpettused, kõik sellised asjad levivad seal platvormil üsna hästi, see on viljakas pind nende jaoks, sest et see on loodud selleks, et see oleks viljakas pind selliste pettuste ja valeinfo jaoks. Ehk siis selline, võib öelda, et süsteemne ja strateegiline protsess on juba pikemalt käinud kui viimased nädalad, aga nüüdseks tõesti sellist valedel väidetel põhinevat sisu ja infot levib ikkagi üsna palju, mis on ka loogiline, sellepärast et sellistes infoküllastes, ajamomentides, ajahetkedes ongi tavaliselt niimoodi, et kuna inimesed otsivad vastuseid oma küsimustele, mis on väga keerulised küsimused tavaliselt, nad otsivad kedagi, keda süüdistada ka selles, et nad on info ülekülluses ja et neil on tihtipeale paanika või vähemalt hirm kas enda või enda lähedaste pärast või enda kodumaa pärast või üldse enda piirkonna pärast, siis jah, otsitakse vastuseid, kiireid vastuseid, mida tegelikult sellise segasel ajal, kriiside ajal ei ole tegelikult anda. Me ei saa kriiside ajal tihtipeale öelda, kes on süüdi, miks see toimub, sest et kõik need protsessid on nii palju kompleksemad, need võtavad aega, aga siis hakkabki valeinfo ja vandenõuteooriad hakkavad palju jõudsamalt levima, sellepärast et just need pakuvadki neid lihtsaid vastuseid nii-öelda, ütlevad, kes on süüdi. Jällegi lähme tagasi sinna mustvalge nii-öelda maailmapildi loomise juurde vandenõuteooriate juures, kus keegi on süüdi selles, miks meie kannatame. Keegi on see salajane grupp, kes omakasupüüdlikult tegeleb. Ehk siis sellepärast hakkavadki tihtipeale vandenõuteooriad, valeinfol põhinevad valeinfo hakkab rohkem levima just siis kriiside ja selliste segaste aegade vältel. No selle valeinfo leviku kontekstis ja vandenõuteooriate leviku kontekstis on ju väga oluline roll ja nüüd eriti just ajakirjandusele, kes peaks ka vaatama asju on ju faktipõhiselt ja lükkama siis valeinfot ümber. Et kuidas sinu hinnangul on näiteks just Eesti ajakirjandus saanud hakkama valeinfo ja vandenõuteooriate ümberlükkamisega ja inimestele nii-öelda neutraalselt ja objektiivselt selgitama, et kuidas asjad on või vähemasti tegelikult peaksid olema või muud taolist? Eesti ajakirjanikud on väga tublid ja siin, muidugi me oleme subjektiivsed ka siin, sellepärast et me oleme ise ka õppinud koos Eesti ajakirjanikega ja ise olnud Eesti ajakirjanikud. Ehk siis ma leian, et just kui vaadata vandenõuteooriaid, sellepärast et taaskord ma olen sellele teemale keskendunud ja otsinud iga päev vandenõuteooria kui märksõna Eesti ajakirjandusest, sest et bakalaureusetöö vajas tegemist, on ju. Ja siis ma nägin küll, et reageeriti väga kiirelt sellele, kui näiteks TikTokis levisid vandenõuteooriad. Eelmisel aastal oli ajuloputus, oli näiteks suur teema, selline sotsiaalmeedia liikumine või siis kasutaja, mis levitab senimaani vandenõuteooriaid erinevatel teemadel, ka poliitika teemal näiteks. Ja see võeti kohe ette ja sellest räägiti ja ka praegu siis Kremli narratiive levitavad vandenõuteooriad, mis siin Eestis levivad, need võeti ka ette ja kirjeldati lahti, kuidas need protsessid käivad. See on muidugi ka kriitika laviini alla sattunud nende inimeste poolt, kes võib-olla ei nõustu sellega, mida öeldakse, kuigi tegemist on objektiivse ja faktipõhise artikliga, nagu ajakirjanduses peab olema. Ehk siis Eesti ajakirjanikud on hästi toime tulnud, hakkama saanud, kui ma ütlen seda väga subjektiivselt taaskord. Muidugi on meil ka juhtumeid, kus näiteks arvamuslugusid kirjutatakse niimoodi, et võib-olla
täiskonteksti ei mõisteta ja see võib viia uute probleemideni, kuna me elame sellisel ajal ja oleme pikalt elanud sellisel ajal, kus inimesed loevad uudiseid sotsiaalmeediast ja loevad tihti ainult pealkirju ja kui pealkiri on eksitav, siis see on suur probleem ja see võib lahvatada uusi paanikahooge nii-öelda siis ühiskonnas, et jah, kui rääkida näiteks sellest, et kuivõrd tugeva juhtrolli või positsiooni on võtnud Euroopa Ukraina aitamises pärast USA tagasitõmbamist siis relvalisest abist, siis jah, kui arvamusartikli pealkiri juba ütleb, et Euroopa Liit on nõrk ja ei tee midagi, siis on mure, sellepärast et inimesed loevad seda pealkirja, võib-olla tekib mõnes hirm, võib-olla tekib mõnes viha ja see on mure ka sellepärast, et ma räägin nüüd väga pikalt, aga siit saab minna ka selle juurde, et mis on kõige pikem sõjavorm, mis on käinud, on infosõda, sellepärast et võideldakse ikkagi meie väärtuste ja arvamuste muutmise nimel. Ehk siis tahetakse, et me arvaksime nii, nagu on kellelegi kasulik. Ja kust poolt on tõhusam ühiskonda nõrgestada? Kas niimoodi, et ühiskond on väljastpoolt vihatud või ühiskond on seespoolt vihatud? Ilmselgelt seespoolt. Kui ühiskond on seespoolt üksteise vastu, siis on meil kehvad lood. Ja inimesi on palju lihtsam mõjutada, sellepärast et ühiskonna sees endas on keegi, kes teeb neile halba. Ja kõik arvavad, et see halb agent on keegi teine. Ja nii tekib väga palju müra ja segadust ja paanikat. Ja nüüd minnes tagasi siis selle juurde, et kui ajakirjandus, koht, kust peaksime saama objektiivset ja faktipõhist infot, kui jagatakse ka arvamusartiklit, mille pealkiri võib olla eksitav, siis just see nõrgestamise koht ühiskonna sees võib olla aktuaalne teema, millele keskenduda, sest et seda hirmu see tekitab ja tekitab ka küsimusi, et keda usaldada, keda mitte usaldada. Aga kindlasti selle meediaklubi raames ju noortega rääkisid ka, et kui palju üldse noored ajakirjandust tarbivad, kas nad üldse tarbivad või on kõik nii-öelda sotsiaalmeediapõhine? Ikka tarbitakse, selles mõttes, et oleneb kusjuures ka piirkonnast näiteks, et kus rohkem tarvitakse, kus vähem. Oleneb koolist, oleneb sellest, kuivõrd palju on noorel kui indiviidil huvi ajakirjanduse vastu. See on väga individuaalne ja ma arvan, et siin ei saagi üldistada niimoodi, et noored, muidugi meil on statistika, mis näitab, kui palju meil on noori lugejaid ajakirjanduses, aga siiski, kui vaadata nüüd minu enda kogemusest ja sellest, mida ma kuulsin noortelt, siis nad ikka loevad, aga vahel võib juhtuda lihtsalt seda ka, et selline allika hindamine ja see, millist väljaannet loetakse, on vahepeal puudulik, sest et kui me välismaa kontekstis räägime, siis mõni väljaanne on ikkagi poliitiliselt kallutatud ja mõne all ma ütlen päris paljud, siis seda ei osata hinnata alati. Sest et Eestis on need struktuurid, igas riigis on need struktuurid erisugused, ja ei saagi oodata, et 15-aastane seda kõike teab ja tunneb. Ja teisest küljest ka see, et noored ei pruugi alati märgata, et kas tegemist on arvamusartikliga, kas tegemist on uudisega, kas tegemist on persoonilooga, et selliste ajakirjanduslike žanrite märkamine, mitte ainult äratundmine, aga just märkamine, sest märge on juures tegelikult, aga iga noor ei lähe seda otsima ja siis võib võttagi arvamusartiklist saadud info nii-öelda tõe pähe ja seda siis võtta kui uudis sisu, kuigi tegemist ei ole sellega. No me rääkisime sellest ajakirjanduslike allikate hindamisest, aga just siin viimastel nädalatel minu sotsiaalmeedia feed, ma ei tea, kuidas teil, aga on täitunud ka igasuguste tehisintellektiga tehtud piltide ja videotega, näiteks sealt samast Trumpi ja Zelenski kohtumiselt, et tehisintellektiga oli siis näiteks tehtud videoid, kus siis peale seda, kui Trump hurjutas Zelenskit, siis Zelenski sõitis lõuga talle. Kuidas noortele selgitada seda, et kuigi see video võib tunduda väga lahe ja selles mõttes on emotsioon ja see võib olla nali, et siis tegelikult ju see nali ja selle naljana jagamine lõpuks ka ju kinnistub kuskile sinu teadvusesse, et kuidas siis tõsta need ajakirjanduslikud allikad
kõrgemale selle info väärtuse mõttes? Ja see on hea küsimus, sellepärast et ma tunnen, et ühest küljest, ja mida sa oma küsimuses muidugi ei viidanud isegi sellele, aga see, et noored tegelikult saavad väga hästi aru, mis on tehisintellektiga loodud ja mis ei ole. No selle tasemeni, kui me saame aru pildile või videole peale vaadates, et see on kindlasti AI tehtud, siis noored saavad sellest aru, pigem on just vanemad generatsioonid on need, kellele neid teadmisi oleks võib-olla vaja edasi anda, mitte võib-olla, vaid kindlasti. Ma arvan, et noorte puhul ja see, et me jagame naljaga ju ise ka tihti tegelikult väärinfot või oleme vähemalt seda enda elus korra teinud, siis millele olen mina keskendunud ja mida mina olen rõhutanud oma töötubades ja loengutes, on see, et esiteks me ei pea fakti kontrollima kõike, nagu see on absurdne ja niimoodi me lõpuks ei fakti kontrolli mitte midagi, sellepärast et ma ei tea, mina olen juba kurnatud sellest ideest, et ma peaksin kõike hakkama fakti kontrollima sotsiaalmeedias. Ja see on okei, kui sa vaatadki mingit meemi või mingit tehisintellektiga tehtud videot, pilti ja sa leiad, et see on naljakas ja sa jagad seda kellelegi. Aga siin ongi olulisel kohal see teadlikkus, ehk siis tõenäoliselt kõik, millest ma olen juba seal töötoas või loengus või kus iganes rääkinud või mida nad on varem kuulnud meediapädevusest või üldse meediateadlikkusest, kõik see tuleb nüüd arvesse võtta. Sa tead, et see on tehisintellektiga loodud. Sa tead, et sina jagad seda lihtsalt sellepärast, et see on naljakas sinu jaoks. Pane see märge kuhugi juurde või kui sa jagad seda oma sõbraga, siis ole kindel, et su sõber teadvustab seda samamoodi. Tema teab ka, et see on tehisintellektiga loodud, ta teab, mis on sinu motiiv selle videopildi, mille iganes jagamisel. Ehk siis just see, et kui sa tarbid selliseid asju teadlikult, samamoodi ka vandenõuteooriate tarbimine on väga halb sõna tegelikult, aga vandenõuteoreetilise sisu vaatamine. Kui sa teed seda teadlikult, sa tead, et see on vandenõuteooria, see on lihtsalt meelelahutuslik tegevus sinu jaoks, siis selles ei ole midagi halba, lihtsalt tea, et edasi jagades sul peab see märge seal olema juures, sest kõik ei pruugi olla teadlikud, kes see auditoorium see lõpuks on, kellele seda jagad. Ja teiseks, see on lihtsalt märge, mida teha ja just see enda meediapädevuse ja teadlikkuse pool on see oluline siin. Jah, tehisintellekt on ju nii tohutu kiire arenguga, et kui praegu veel noored saavad aru, et mis on tehisintellektiga loodud ja mis mitte, me ei tea, mis seis on aasta pärast näiteks. Aga ma ei tea, kui palju sina tead, aga mis seis on meil praegu põhikooli hariduses ja gümnaasiumi hariduses seoses meediapädevuste õpetamisega? Kas meie noortele ja lastele koolis päriselt ka õpetatakse, milline on nii-öelda usaldusväärne allikas, milline mitte, mida lugeda, mida võib-olla mitte lugeda, mis on nii-öelda valeinfo levikuks mõeldud sisu ja kuidas seda ära tunda, et kas meil koolides päriselt ka õpetatakse sellist asja? Oluline teema, sellepärast, et õpetatakse, meil on digipädevused on üks siis üldpädevustest alates 2024. aastast, kui ma ei eksi, või 2024, ma arvan, tuli siis kohustuslikuna Eesti haridussüsteemis riiklikus õppekavas. Lisaks meil on gümnaasiumis on ka meediaõpetuse teemablokk on läbiv ja kohustuslik ja gümnaasiumis üleüldiselt on juba varem ka olnud siis meediaharidus või meediaõpetus kohustuslik. Aga siin on nüüd see koht, kus igal koolil on ikkagi siis võimalus otsustada, kuidas seda rakendada ja kuidas õpetada siis edasi anda meediaharidust lastele ja noortele. Mis tähendab seda, et kuivõrd meil on see kohustuslik osa riiklikust õppekavast, siis see, kuidas need teadmised päriselt jõuavad noorteni, oleneb täielikult koolist. Me ei tea täpselt, mis see katvus nii-öelda on nende teemadega ja kui palju need teemad jõuavad noorteni igas koolis. Ja see kõik oleneb õpetajast, see kõik oleneb sellest, kuivõrd õpetaja on ise nendest teemadest teadlik, oleneb koolist, kooli ressurssidest, kas nad saavad võtta endale eraldi meediaõpetaja tööle või mitte. Mina ise olen väikesest maakohast, kus kohe kindlasti ei olnud võimalust võtta meediaõpetajat tööle. Ja seega see tähendab, et mina näiteks taaskord ei saanud mingit meediaõpetuse teadmisi enda koolitee jooksul. Ja tänaseni ongi täpselt nii, et
kõik lihtsalt oleneb koolist endast. Mis soovitusi sa annaksid noorele inimesele, kes tunneb tänu sellele sotsiaalmeedia feedile ja ka negatiivsetele uudistele ärevust, mil ühiskonnas on seda ärevust praegusel ajal eriti, et kuidas selle ärevusega toime tulla? Nüüd oleneb, millist tüüpi inimene see noor on. Kas ühest küljest võib-olla on kasulik võtta paus ja mitte käia sotsiaalmeedias korraks või väga teadlikult vaadata ainult sellist sisu, mis on puhtalt meelelahutuslik. Ma tean, et see võib olla keeruline, sul võib olla keeruline seda leida, eriti soovitusalgoritmid, kui sa oled poliitika teemades sees, siis nad sulle tõenäoliselt soovitavad ka neid videoid või postitusi, aga sa saad võib-olla otsida endale siis meelepäraseid videoid ja võtta korraks lihtsalt pausi sellest kõigest ja see on täiesti okei ja vajalik ja oluline. Kui sa oled aga pigem seda tüüpi inimene, kes saab seda rahutunnet sellest, kui sa tunned, et sa oled midagi ära teinud ja sa oled kuidagi panustanud sellesse, et olukord muutuks paremaks, nii palju kui võimalik. Siis näiteks mikrosekkumised on üks asi, mida teha. Mikrosekkumised on siis sotsiaalmeedias sellised väikesed teod, mida igaüks saab teha, et inforuumi natuke korrastatumaks muuta. Kas üks variant oleks näiteks kommentaariumisse minna ja öelda, et ei, päris nii ei ole? See on variant, aga tee seda ainult siis, kui sa oled teemas tõesti kindel, sa oled kindel selles, kui palju sa tead sellest teemast ja sa oled kindel ka selles, et sa suudad jääda rahulikuks, sellepärast et ei ole kunagi mõtet minna kommentaaridesse ja hakata seal mõne velloga vaidlema ja minna väga isiklikule tasandile, sest et see ei aita mitte kedagi lõpuks. Ehk siis, kui sa suudad jääda rahulikuks, sa tead sellest teemast palju ja sa soovid minna kommentaaridesse kellelegi ütlema, et tema arvamus ei põhine faktidel, siis absoluutselt tee seda, see on väga, väga hea viis, kuidas mikrosekkumistesse panustada või kuidas neid teha. Aga muidugi raporteerimine lihtsalt, selline nii-öelda nähtamatu kuskil kardinate taga tehtud töö, mis on väga oluline, raporteerimine, laigi sisu ja ma ei tea, jaga ja kommenteeri ise sellist sisu, mis on faktipõhine ja mis võiks rohkem levida ja mis võiks inimesteni jõuda. Kui räägida raporteerimisest, siis tihti me tunneme, mis mu bakalaureuse tööst ka näiteks välja tuli, kui ma intervjueerisin noori, siis nad ikkagi tõid välja, et nad tunnevad, et isegi kui nad üritavad raporteerida midagi, siis alati see ei tööta. Aga mida saab siis teha, on see, et sa küll raporteerid seda videot, aga sa võid vaadata ka kommentaaridesse ja kui keegi on juba kommenteerinud, et kuule, see video ei vasta tõele ja siin on nagu mingi info on ikka väga vale, siis laigi ka neid kommentaare või vasta nendele kommentaaridele, sest ka kommentaaridel on oma algoritm ja algoritm siis tõstab need kommentaarid üles poole ja kui raporteerimine ei tööta, seda videot maha ei võeta, siis loodetavasti inimene läheb, vaatab neid kommentaare ja ta näeb esimeste seas vähemalt seda kommentaari, mis paneb kahtluse või seab kahtluse alla siis selle info, mida sealt videost võib saada. Ehk siis sellised igapäevaselt tehtavad teod on väga olulised tegelikult ja võib-olla võivad ka sellisel äreval ajal tuua seda rahutunnet, et ma olen midagi ära teinud ja ma olen panustanud sellesse, et inforuum oleks korralikum. Gretel Johansoo, suur-suur aitäh sulle, et meile saatesse rääkima tulid. Aitäh! Meediapalat. No lähme siis saate esimese teema juurde, et ei saa üle ega ümber ka meie sellest, mis on toimunud USA-s. Zelenski käis siis Valget Maja külastamas ja asjaolud läksid nii, nagu nad minema ei pidanud, et neid üksikasju võib-olla üle käima ei hakka, et sellest on kõik teadlikud. Uudiseid oleme lugenud eriti pingsalt viimastel päevadel. Aga räägiks natuke selle meedia ja ajakirjanduse poole pealt, et ma laseks siia algusesse ühe klipi sellest samast kohtumisest, mis siis meie edasist arutelu ilmestab. But you're either going to make a deal or we're out. And if we're out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest, that's not a nice thing. All right, I think we've seen enough. What do you think? Huh? This is going to be great television, I will say that.
selliste sõnadega võttis siis Donald Trump kohtumise Zelenskiga kokku. Ühes kohas ta veel mainis seda, et umbes niimoodi, et see on võimas show olnud ja sellepärast olen ma lasknud sellel nii kaua siin kesta. Ja lõpus siis ka, et ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, tore televisioon, võimas televisioon. Et siit tekibki nagu küsimus, et kas see asi oli kõik juhuslik või oli see kuidagi kellegi poolt ette planeeritud, et meedia oli seal kohal, seda vestlust kanti otseülekandes üle, piiramatul arvul väljaandeid, isegi Vene propagandakanal oli kohal. Kuidas teile endale seda kogu kajastust vaadates ja seda vestlust vaadates see mulje jäi, et oli see siis selline juhuslik või võis seal olla ka midagi ette planeeritud? Ma ütlen ausalt, seda infot tuleb nii palju kogu aeg peale, aga mina vandenõu teoreetikuks ei hakka. Et mina arvan, et läks just nii, nagu minema pidi ja keegi ei jaganud siis meelega ennem midagi välja mõtlema, et mis me nüüd teeme, sest tegelikult tunded olid seal ju üpris ehtsad. Jah, spekuleerimine on, kuidas öeldakse, kõikide halbade asjade ema või et me nägime Eesti ajakirjanduses seda spekulatsiooni väga palju, sellepärast et Eesti ajakirjandus võttis kohe pärast seda nii-öelda show'd või ovaalkabineti kohtumist ju ühendust Eesti poliitikutega, näiteks kas või välisministriga muidugi on, aga ka teiste endiste poliitikute, praeguste poliitikutega. Ja seda spekuleerimist oli muidugi palju ja ajakirjandus muidugi on koht sellistele asjadele, et mõtestada, et mis see nii-öelda taotlus võis olla, et seal neid arvamusi oli palju, osa spekuleerisid rohkem, osad vähem, et mõni ütles lihtsalt, et nii ei tohiks käituda teise riigi presidendiga, mõni ütles otse välja, et see oli nii-öelda ettekäände loomine selleks, et USA saaks rahukõnelustest väljuda, et sellised arvamused on muidugi teretulnud aga väga oluline märksõna praeguse ajal minu arust, kus tõepoolest, nagu sa Urmet ütlesid, et iga päev tuleb erinevaid uudiseid ja asju peale, on see, et me peame tegelema ka ajakirjandus peab tegelema sellega, mille üle meil Eestis on endal kontroll, mitte sellega võib-olla, mis on meie kontrolli alt väljas. Me küll saame anda hinnanguid ja rääkida enda positsioonidest, aga me peaksime Eestis ikkagi tegelema sellega, mida me reaalselt saame teha. Ja mida me reaalselt saame teha, on see, et rääkida jätkuvalt Ukraina abistamisest, sellest Euroopa peab olema ühtne, et ka Eesti aitab Ukrainat. Et ma arvan, et ka ajakirjandus peaks rohkem rõhku panema ka sellele, et just sellest vaatepunktist, mida Eesti ise saab teha, mis on Eestile selles kõiges kontekstis oluline. Aga mis on siis see osa, mis ei ole nii-öelda meie kontrolli all, mis nagu praegu välja? Kui me räägime sellest, et millised on Trumpi Ukraina suhted, Trumpi Venemaa suhted, siis meie ei saa kuidagi rääkida sellest, või spekuleerida, et mis on nagu taustal toimub, sellepärast, et me ei tea seda asja. See ei ole meie kontrolli all, kuidas USA suurriikide vahel maailmas üldse mingisugused suhted toimivad ja suhtlus käib. Me võime rääkida, et mida me arvame sellest, et näiteks Trump kutsub Zelenskit diktaatoriks, aga reaalselt kontrolli meil selle üle ei ole, et mida USA teeb ja kuidas ta seda teeb. Aga vaadates kogu seda asja, siis ei saa nagu alahinnata Trumpi tegelikult teadlikkust meediaalal, et siin varasemate otsuste najal juba see, et mis nimega peaks olema mingisugune laht, on ju, et selle küsimuse põhjalt juba välistatakse teatud väljaandeid või nad saavad siis Valgesse Majja mineku keelu. Praegu oli seal kohal siis Vene propaganda väljaande korrespondent ja tegelikult seal olid ka mitmed väljaanded, mis on siis Eestist vaadatuna ikkagi maailmavaatelised väljaanded, mis tegu on siis ütleme Trumpi-meelsete konservatiivsete väljaannetega. Üks selline oli ka seal kohal ja selle esindaja siis küsis ka Zelenskilt selle küsimuse, mis väga palju hiljem ka tähelepanu sai, mis puudutas siis tema seda riietust, et miks tal ei ole ülikonda. Et Marju Himma tegelikult Eesti Päevalehe veergudel võttis väga hästi kogu selle toimunu just meedia aspektist kokku selle sama meediakriitika formaadi põhjal ja ta tõi seal välja neid meediaspinni võtteid, mida siis oli kasutatud ja tegelikult seda lugedes see tundus igati loogiline, et seal olid nagu ühesõnaga kõik need aspektid olemas, et tegu võiks olla meediaspinniga, et teatud fraasid, mida kasutatakse, et need leviksid hiljem nagu. Ja Trump ja tema administratsioon tajub väga hästi, mis asi on meedialoogika. Et meie võib-olla siin Eestis meie poliitikud võib-olla nii hästi nagu ei suuda seda ära kasutada, aga Trump kasutab seda suurepäraselt ära
seda, et mis ta seal kohtumisel veel ütles minu arust, mis nagu eriti iseloomustas seda, oli see, et kui ta ütles, et Obama andis Ukrainale linu, Trump andis Javeline, siis ta kordas seda, ütles, vot see peakski olema pealkiri, Obama andis Ukrainale linu, mina andsin Javeline. Ta tajub väga hästi ära, millised sõnumid ajakirjandusele meeldivad, kust kinni haarata ja kasutab seda ära endale nii-öelda sobivas kontekstis. Nojah, ja lisaks sellele, mis seal siis ovaalkabinetis toimus, et Trumpi jaoks see rahu on teatud määral nagu kinnisidee. Ja ma tegelikult enne seda saadet vaatasin ka seda tervikkohtumist, ma ei jõudnud seda täielikult läbi vaadata, lõppu me oleme kõik näinud, need kõige pingelisemad minutid olid seal lõpus, aga ma pisteliselt niimoodi sirvides siis vaatasin ja tegelikult natukene on vale ka see, et räägitakse ainult nendest viimastest sekunditest, et ei taha nagu üldse Zelenskit kuidagi süüdistada või temale seda vastutust panna, et reageering tuli ikkagi ju J.D. Vance'i ja Donald Trumpi poolt, aga see hetk, kui asi tuliseks läks, oli ikkagi see, kui Donald Trump rääkis väga lihtsustatud vormis sellest, mis on Ukrainas toimunud ja ilmselgelt ta rääkis ainult neid fakte, mida ta tahtis rääkida, mis on selle sama meediaspinni tunnused, et sa esitad ainult teatud aspekte kogu sellest loost, et panna inimesi teatud viisil mõtlema, nagu sa välja tõid seda Javelinide asi täpselt, on ju. Et tegelikult Trump ei andnud neid Javeline, vaid ta müüs neid, et Bideni administratsioon on ainukene USA administratsioon, kes on Ukrainat nendega aidanud. Ja nüüd see, kui otsida Zelenski käitumisest mingitki libastumist, siis see oli see, et ta hakkas Trumpiga vaidlema nende nii-öelda valikuliste faktide üle, mida Trump presenteeris seal, et ennast suurepärase mehe ja liidrina näidata. Et Zelenski tahtis tervikpilti näidata. Kas see on õige või vale, ma ei tea. Aga Trumpi sellise olemuse kohta räägib ka see, mida Eesti Ekspressis vist oli ka 4. või 3. ilmunud artikkel, see, et pealkirjaga, et Trump on kujunemas diktaatoriks, ta ise näeb end kuningana, selle autor on siis Anna Del Orav. Ja seal toodi see Nobeli rahupreemia teema välja, et Obama selle Nobeli rahupreemia sai, Trump väga tahaks ka seda allikate väitel saada, et see rahu ilmtingimata on tema üks eesmärkidest, sest ainult nii oleks tal võimalik see Nobeli preemia saada, aga kas nüüd agressori poole niimoodi ennast paigutades, et kas see on siis nüüd see õige viis, kuidas see Nobeli preemia nüüd kiirelt saada või mitte, aga võib eeldada, et tõesti Trump kui suure ego ja enese-imetlejana, et ta tõesti tahab saada seda Nobeli preemiat. Selles mõttes Eesti ajakirjandus on viimastel päevadel USAs toimuvad nagu ikkagi, ma ütleks, põhjalikult kajastanud, et sealt on kõlanud etteheiteid justkui, et Eesti ajakirjandus ei suudaks hakkama saada USA teemade kajastamisega. Ma ei tea, võib-olla ma siis ise ei ole piisavalt kursis sellega, mida iga väljaanne USA-s kirjutab, aga just selliseid analüütilisi kirjatükke on nagu ilmunud küll. Just see aspekt, et see vist oli selles samas loos, et kuidas Venemaa on siis töödelnud Trumpi, et see töötlemine on kestnud nagu 40 aastat ja Trumpi muudabki haavatavaks see tema pöörane eneseimetlus, mida on võimalik siis tema enda vastu ära kasutada. Et kui teda koheldakse seal Venemaal, ta on Venemaal käinud korduvalt, et kui teda koheldakse enne presidendi aega, et kui teda koheldakse seal kui sellist imelist meest, siis tal võibki jääda tunne, et see süsteem ongi see õige, et tegelikult see, mis USA-s ja läänes on, et see on vale. Sest kui me vaatame seda, et ta ju tegelikult New Yorgi kinnisvara ärimehena, ta oli kogu aeg outsider. Teda ei võetud kunagi omaks seal ja sellest ongi tal see nii suur tahtmine midagi saavutada või midagi saada, näidata, et ta on keegi ja selles mõttes ei tasuks alahinnata ka venelaste ponnistusi midagi selles osas ette võtta. Mis mind nagu, kas nüüd otseselt häirib, aga ma olen seda tähele pannud, just seesama kõik need ka Eesti ajakirjanduses avaldatud artiklid, et ma näen seal lihtsalt nii palju sellist spekuleerimist, et jällegi see on asi nagu, mida me ei tea, mida me ei saagi teada, on väited, mida nagu
ma ei tea, kuidas kontrollida seda, et kui palju Venemaa on Trumpi on ju mõjutanud. Me teame ainult üksikuid fakte on ju sellest, et valimisi mõjutati 2020, tõenäoliselt see aasta ka on ju, kuidas Venemaa trollid nii-öelda lõid sotsiaalmeedia sisu ka koos tehisintellektiga, et soosida Trumpi siis positsiooni valimistel. Me teame sellist fakte, aga jällegi, et sellist nagu kuidas ma ütlen, jah, analüüse on Eesti ajakirjandus, aga need jäävad väga tihti mingi pärast sellisele spekulatiivsele tasandile, et minu hinnang on nagu see, et nagu keegi ütles ka, et kinnitame turvavööd ja lähme nii-öelda sõiduga kaasa, et me anname Eesti annab enda nii-öelda punkte välja, enda hinnanguid ja asju, et aga me ei peaks nagu liialt Eesti ajakirjandus ka nagu sellist spekulatsioone looma. Selles mõttes, ei ma saan aru, ma saan su mõttest aru. Ma olen nõus sellepärast, et kuulaja suhtes aus olles sama Eesti Ekspressi artikkel, seal oli palju spekulatsioone tegelikult, et neid asju, mis ma ka enne rääkisin, need ei ole nüüd mitme allika poolt kinnitatud asjad, see on see, et keegi, mingi väljaanne USA-s on kunagi sellest kirjutanud, või siis, et mingid allikad ütlevad seda, aga meil ei ole võimalik seda mitte kunagi, või meil ei ole võimalik seda praegu kuidagi tõendada või öelda, et see nüüd päriselt on nii. Et selles mõttes sul on õigus. Sellega on ka ju, et ja seda me näeme ka, kuidas Venemaa tegelikult on ju muutunud läbi kaamerasse irvitava Peskovi, oleme aru saanud, et ka nemad on suhteliselt rahul sellega, mida USA teeb, millised sõnumeid nad välja annavad. Aga jällegi, et me ei tea seda nii-öelda suuremat strateegiat võib-olla, mis Trumpil on, et kas ongi näiteks Venemaa ka nii-öelda tasakaalust võib-olla väljaajamiseks või et ega nemad ka täpselt aru ei saa, mida Trump teeb, sellepärast Trump on seda juba räägitud tema esimesel ametiajal ja nüüd ka enne, kui ta presidendiks sai, et ta on väga selline järsk ja sa ei suuda temaga võib-olla sammu pidada, sest ta ei ole nii-öelda stabiilne, vaid ta on suhteliselt ebastabiilne president ka oma väljaütlemiste otsuste suhtes, mida me praegu eriti näeme, et see ebastabiilsus on tohutult suur, et üks asi on jah see, et see on ka meile kahjulik, sellepärast et see lööb ka meid mingisuguse stabiilseisundist välja, sellepärast me ei tea enam, et kes on liitlane, kes ei ole, et kui palju me USA-d peaksime usaldama, kui palju mitte, praeguse administratsiooni mõttes. Et aga samamoodi see mõjub ka ju väljaspoole lääne ühiskonda, et keegi ei saa päris täpselt aru, et mida Trump teeb, kas see suures plaanis on positiivne või mitte, seda me ei tea veel. Ma nõustun ka sellega, et tegelikult liiga palju on seda spekulatsiooni. Ma saan aru, et klikk on jumal ja Trumpi nimi müüb, on ju. Aga viimased nädalad on tõesti natukene liiga palju, et kas me peame seda paanikat külvama nii palju. Samas võib-olla ma loen ise lihtsalt liiga palju neid ajalehti. Aga Trumpiga seoses, mis pullasi on viimastel päevadel tulnud esile, on see, et nüüd tahetakse teha 250-line dollar ja sinna Trumpi nägu siis peale. Et eks näis, mis sellest saab. Ja see on huvitav asi sest et see eeldaks tegelikult seaduse muudatust, et praegu USA-s kehtiva seaduse järgi ei tohi elus oleva inimese pilti dollarile trükkida, aga et nüüd siis Trump teeb uue rahatähe ja... Ma tuleks korra ühe sammu võrra tagasi, see Urmet rääkis sellest paanika küllamist, on ju, et selles mõttes kui me räägime sellest, mida Trump ütleb, milliseid sõnumeid ta nii-öelda eetrisse laseb ja kui me seda tähtsustame Eesti ajakirjanduses, siis see on minu arust igati ikkagi nagu loogiline ja arusaadav, et võib-olla seda nii-öelda Trumpi sõnumid loomulikult tekitavad paanikat, aga selles pole nagu ajakirjandus süüdi, et ta neid levitab sellepärast, et tavalugejal on vaja teada, et milliseid sõnumeid Trump välja ütleb, näiteks see, et Zelenskõi on diktaator või et lõpetame Ukrainas sõjalise abi andmise. Jah, aga tihtipeale kuulub sinna juurde ka pärast 10 arvamusartiklit, kuidas räägitakse, et nüüd me oleme üksi. No, me oleme päris kaua sellel teemal peatunud, kohe võtaks selle kokku, aga ma tahaks ühe asja veel siia ära mainida. Et see otseselt ei ole seotud selle ovaalkabinetiga, aga kaudselt sellega siiski seotud, et USA tegevusele reaktsioonina Euroopa poolt oli siis see kohtumine Suurbritannias Londonis, kuhu siis läksid kohale Põhjala riigid, Soome, Rootsi, Norra ja justkui Põhjala ja Baltikumi esindajana oli seal niikuinii kohal Taani, aga lisaks oli veel Poola ja sellised riigid nagu Rumeenia, kõrvale jäeti siis Putini-meelsed Ungari ja Slovakkia, aga kohal ei olnud ka Balti riike. Ja mul tekkis nagu nädalavahetusel lehti lugedes nagu küsimus, et miks
selle koha pealt nii suur vaikus oli. Sellest räägiti, seda nenditi, et meid jäeti kõrvale, aga see küsimus, et miks meid jäeti kõrvale ja nagu mis seal põhjused on, et noh, nädalavahetusel sellele tegelikult vastust ei saanud, et kas peaminister on puhkusel või peaminister ikkagi teeb tööd või kas kaitseminister on puhkusel, kas siseminister on puhkusel ja tekkis tunne, et kas ei saada aru sellest olukorra tõsidusest või B, meil ei olegi mitte midagi teha, et meie käed on juba seotud selle koha pealt. Et nii-öelda kodanikuna või tavainimesena oli nagu väga pingeline, oli mitte midagi lugeda sellel teemal ja see ei ole tegelikult ainult ajakirjanduse küsimus, aga see on ka kommunikatsiooni küsimus, et selles osas mitte midagi ei kommunikeeritud. Hiljem tuli selles osas artikleid, Delfis oli esiuudis isegi mingi hetk see, et julgeoleku valdkonna eest vastutavad ministrid olid korraga või kattuvalt puhkusel. Küll aga oli enne tippkohtumist ajakirjandus küsis seda, et miks me oleme kõrvale jäetud. Aktuaalses kaameras käis ka Jonatan Vseviov siis otse stuudios, kus ta ütles, et et me teeme selle telefonikõne ja me ütleme ausalt välja, mida me arvame sellest, et meid on kõrvale jäetud. Et seda küsiti ikka, aga see on muidugi, ja seda on ka nendest arvamusartiklist, mis järjest tulid ja nendest reageeringutest, mis tulid, oli ju ikkagi valdav enamus see, et me ei tohi jääda niimoodi kõrvale. Ei, seda küll, aga võib-olla see ei olegi nii väga ajakirjanduse küsimus, vaid pigem selle üldise kommunikatsiooni küsimus. Et see sama hetk, kui Estlinki kaabel nagu lõhuti, minule lihtsalt lugejana jäi ka see mulje, et tegelikult meie poolt ei tehtud väga midagi. Et soomlased tegutsesid ja siis meil on see kommunikatsioon nagu järelkommunikatsioon, et hiljem siis Vootele Päi oma Twitteri kontol nagu ütleb, et meil oli tegelikult kopter valmis, et meie kopter oli valmis ka komandoga. Aga miks te nagu ei eelkommunikeeri seda kuidagi usutavalt, et natuke need sõnumid nagu kogu kaitsevaldkonna mõttes on ennast devalveerunud, sellepärast, et kogu aeg on see sama lause, et me oleme rohkem kaitstud kui kunagi varem. Mis selle sisu on? Ja samamoodi räägitakse sellest, et tegeletakse ja panustatakse ja siis ometigi nagu kaitseväe juhataja lahkub, kaitseministeeriumi kantsler lahkub põhjusena, et ei suutnud poliitikuid veenda, et me ei suutnud piisavalt investeeringuid tuua kaitsevaldkonda. Et lihtsalt see üldine leigus selle kaitsevaldkonna kommunikatsioonis on natuke see, mis muudab ka nii-öelda ennast nagu, paneb võib-olla distantseerima sellest, et see ei suuda enam igat sõnumit tõsiselt võtta. Ma olen nõus, et ajakirjandus peaks rohkem tegelema sellega, et kui kaitstud Eesti on ja kuidagi selle välja tooma, aga ma saan ka sellest aru, et see kõik info on meil märgist all, mille alt ajakirjandust neid dokumente kätte ei saa. Selles osas, jah. Ehk siis väga põhjalik analüüs selle teemal tõenäoliselt teha ei saa, välja arvatud juhul, kui mõni tippametnik mingil põhjusel unustab Delfi Postimehe või ERR-i lifti AK märgis oleva dokumendi. Nii, ja nüüd meil on kohe teine teema. Me räägime sellest, et Urmas Reinsalu, Isamaa esimees, kõige populaarsem opositsioonipoliitik, sai Postimehes oma saate Varivalitsus, kus ta siis iganädalaselt räägib nii, nagu asjad peaks olema. Varivalitsuse saade on ka enne igat Riigikogu valimist olnud eri formaatides ja nüüd ongi 3 saadet olnud ära. Me oleme igaüks võtnud ühe saate ära vaadanud, aga praegu on küll tekkinud tunne, et Postimees oma omanikega siis panustab ainult või näitab avalikult välja, kelle poolel nad on. Et Postimehe, kas see oli peatoimetaja Hõbemägi vist isegi ütles, et avalikult välja, et nüüd me oleme konservatiivne leht ja Delfi on siis nii-öelda liberaalne leht, millega küll Delfi peatoimetaja ei nõustunud. Nojah, selle Priit Hõbemäe vastusega oli huvitav see, et Delfi korjas selle teema üles, minu meelest Herman Kelomees oli see, kes sellest kirjutas äkki või? Poliitteema nagu ta on. Ja Hõbemägi keeldus telefoni teel seda küsimust kommenteerimast, ehk siis Hõbemägi vastas kirjalikult ja see vastus oli ka muidugi väga huvitav, aga huvitav on ka see, et tegelikult selle saate formaadi nii-öelda käivitas Mart Raudsaar arvamustoimetuse poole pealt ja seal samas Delfi loos oli üldsegi öeldud niimoodi, et Margus Linnamäe siis Postimehe omanikuna oli see, kes kutsus Urmas Reinsalu seda saadet tegema Postimehesse,
aga jah, nagu Urmet ütles, et väga huvitav valik, et okei, varivalitsus, idee on selles mõttes juba tuttav, et Eesti Päevaleht seda enne eelmisi Riigikogu valimisi tegi, sama nime all saadet, küll teise formaadiga ja kunagi on ERR-i eetris ka olnud midagi sarnast. See on küll sellest ajast, mida meie 2004. Ei mäleta. Me olime siis 2-aastased pätakad. Aga selles mõttes, et tegelikult ma ei tea nüüd, siin saab paljud asjad üle küsida, juba see nimevalik, et kas see on siis nüüd teadlik, ilmselt on teadlik. Varivalitsus, kena fraas, kena nimi, aga sellega saab ka natuke puhtaks pesta seda, et tegelikult saate nimi on Urmas Reinsalu kritiseerib Kristen Michalit ja Reformierakonda. Et selles mõttes varivalitsuse nime kasutamine taktikaliselt pluss punktid Postimehele saab öelda, et näete, liberaalne Eesti Päevaleht tegi ka seda ja kusjuures jättis sealt siis EKRE välja. Teine asi on see, et kõige põhiküsimus on see, et selle saates ongi ainult Reinsalu, et kui siin Raudsaar põhjendas, et eesmärk on anda opositsioonile ka teatud hääletoru, et valitsus saab nii palju sõna nii Rahvusringhäälingu eetris kui ka siis kogu riigi aparaat on justkui tema sõnul nende käsutuses ja et valitsuse pressikonverentsid on nende sõnumid sealt levivad, et siis selle jaoks on vaja luua mingisugune platvorm ka opositsioonile ja see opositsiooni kõige õigem esindaja ongi just Reinsalu. Aga tegelikult võiks ju vaadata seda, et kuidas on üldse erakondade kajastatus Eesti ajakirjanduses, et võiks ju anda sõna ka sellistele parlamendivälistele erakondadele, nagu meil on parempoolsed, Vabaerakond, Eesti rahvuslased ja konservatiivid, et miks me neid siis nagu kõrvale jätame, rohelised ka veel on ju, pikalt juba olnud parlamendiväline. Aga ja teine küsimus on see, et meil on ka parlamendis opositsioonierakondi, et miks just Isamaa? Ja selle saatega üks mis torkab silma kohe, on ka see, et esimene saade, mis ma vaatasin, oli energeetika valdkonnaga seotud ja Reinsalu oli sinna energeetika eksperdi kutsunud, aga kõik need küsimused, mis ta sellelt energeetika eksperdid küsis, olid hästi nagu ühepoolsed ja kallutatud. Ta oli energeetika ekspert, aga ta kunagi ei öelnud nagu midagi sellist, mis oleks võib-olla Isamaa vaatevinklist negatiivne, et see oli kogu aeg see pidev ainult kritiseerimine, võib-olla see tuulikute teema oligi ainult kritiseerimine, aga siuke toon oli, et ta oli nagu Reinsaluga hästi sõber, et nad viskasid seal nalja ja ma ei tea, kas see on just ajakirjanduslik asi, et okei, meil on ka Tre Raadio, see on Mart ja Martin Helme saade, aga seal on kohe niimoodi, et see ongi arvamussaade, nad maksavad Tre Raadiole eetri aja eest, aga näiteks Postimehele ju Postimees siis teeb minu arvates seda Reinsalu promo ikkagi rohkem. Reinsalul ei saa ette heita näiteks, et ma ei tea, et miks ajakirjanduseetika kodeksest kinni ei pea või muud taolest, et tegemist ei ole ajakirjanikuga, tegemist on poliitikuga ja tegemist ei ole varivalitsuse saatega, sellepärast et seal on varivalitsuse kontseptsioonist on asi väga kaugel. Nii et me seda ei peaks üldse nagu analüüsima kui ajakirjandusliku žanri saadet, vaid ongi lihtsalt ühe erakonna esimehe sisuturundus täpselt. Aga korraks tagasi tulles, just siis, kui see asi on ju käima läks Delfis, kui ka Herman Kelomees seda asja on ju kajastas, nagu sa rääkisid, just seesama, mida Priit Hõbemägi on ju välja tõi, et Eesti Päevaleht tegi seda on ju, aga näiteks EKRE jäeti välja. Praegu kontrollisin üle, EKRE-le pakuti võimalust, EKRE ise loobus sellest, EKRE-t ei jäetud välja. Teine asi, mida Hõbemägi ütleb ja minu arust see on nagu see koht, kus Hõbemägi räigelt eksis, aga see oli kindlasti taotluslik, sellepärast see ei olnud niisama välja öeldud asi, vaid ta esiteks vastas meilitsi nendele küsimustele ja ta oli selle kindlasti läbi mõelnud, ta on ka varasemalt seda öelnud, et Postimees on rahvuslik, ehk siis selline konservatiivne väljaanne ja Delfi on vasakliberaalne. Et minu arust see on nagu me Eestis ju taotleme, mida meile siin ka koolis õpetatakse, et ajakirjandus peab olema neutraalne, objektiivne, et me ei tohiks nagu sellist lahterdamist teha minu arvates ja see tuli suhteliselt üllatusena, et Hõbemägi hakkas andma oma konkurent väljaandele silti juurde, mille pärast Delfi peatoimetaja Urmas Holmalt ka ümber lükkas, et sellist konsensust meil ei ole väljaannete vahel, et sina oled konservatiivne, meie oleme liberaalne. Et ma arvan,
et see ei ole ühiskonnale kasulik, see ei ole ajakirjandusele kasulik, kui me hakkame sildistama erakondi kas konservatiivseteks või liberaalseteks. Kindlasti soovitan lugeda Marju Himma meediakriitikat nendel teemadel, kus ta just on ju analüüsis nii Eesti Päevalehte kui ka Postimeest. No see on ikkagi soovmõtlemine muinasjutumaailm, et meil on konsensus väljaannete vahel, et me oleme konsensuslikult ennast ära jaganud, et me võime rääkida sellest, et mõne väljaande arvamusküljed on maailmavaateliselt, võib-olla mingisugused maailmavaated saavad rohkem, aga kui me ka sellest räägime, siis tegelikult kõige enam saab sellest rääkida Postimehe puhul. Ja selles mõttes, et mu väide ei ole meelevaldne, väga lihtne test on see, et mine Postimehe leheküljele, võtta lahti arvamus ja kirjuta otsingusse märksõna Urmas Reinsalu. Ja siis tasub vaadata, et kui palju neid arvamusartikleid tuleb. Vahepeal neid ilmus keskmiselt iga 3 päeva tagant. Et ma ei ole nüüd viimasel ajal jälginud, aga ma mingi periood ikka jälgisin seda. Siis võib võtta ka selliseid teisi huvitavaid nimesid nagu Lauri Läänemets või Kristen Michal või Jürgen Ligi ja vaadata, kui palju nende sulest siis arvamusi ilmub. Et see juba annab teatud tooni sellele asjale. Nüüd on Urmas Reinsalul oma saade. Esimeses saates oli energeetika ekspert Arvi Hamburg. Tema puhul on huvitav see, et ta kahtlemata on nagu energeetika alal väga pädev inimene ja ta on õige inimene energeetikast rääkima, aga ta on ise kandideerinud Isamaa nimekirjas. Et see kõik lihtsalt kokku on selline kompott, mis ei anna põhjust otseselt nagu öelda, et see on kallutatud või see lihtsalt tekitab sellise mulje sellest, see näeb lihtsalt halb välja ajakirjanduse mõttes. Seal olegi midagi muud. Isegi sellele seda, et nüüd arutatakse seda keelatud annetuse teemat, aga tõenäoliselt nagu Liisa Oviir on välja öelnud, et tõenäoliselt seda keelatud annetust ei ole, sellepärast, et meil on toimetuslik vabadus ja toimetus ise otsustab, mida eetrisse lastakse, mida mitte, et õnneks meil on tugev ajakirjanduslik vabadus, et ajakirjandus teeb põhimõtteliselt, mis ta tahab, eetilistes piirides, nagu ajakirjandusväljad ise on omavahel kokku leppinud ja kuidas need asju kajastavad. Aga minu arvates see Hõbemägi öeldu, et üks on ühele poole kaldu, teine teisele poole kaldu, ütleb rohkem selle kohta, kes selle sõnumi välja ütleb, kui nende kohta, kelle kohta ta seda sõnumit avaldab. Jah, ja Soonvald väga hästi ütles, et see ei lähe kokku selle ajakirjanduse eetikaga, et ei mustvalgelt kirja pandud ega ka sellega, mis on mõtteliselt seal ridade vahel. Aga ühe asja ma tahtsin lõppu veel öelda selle saate kohta, et nagu Urmet ütles kuulajaga aus olles, me kõik vaatasime ühe osa, mina vaatasin siis seda 3. osa ja räägin selle põhjal oma juttu. Aga et üks asi on see külaliste valik ja saatejuhi valik, mis on muidugi väga suured asjad, aga siis ka see saate ülesehitus on ju, et 3. saates samamoodi oli siis VKG juht seal saates külas ja tema rääkis siis väga loogiliselt oma organisatsiooni mätta otsast seda juttu ja siis iga jutuvooru lõpus Reinsalu võttis selle allika juttu kokku ja sõnastas selle toon karmimalt ja konkreetselt siis Kristen Michali kriitikana sinna ja need kaadrid olid täpselt see, kus ta vaatas otse kaamerasse, mis jätab sellise telepöördumise mulje ja seal saate formaadis on sisse kirjutatud see, et vahele näidatakse neid klippe ja need klipid tolles saates olid eranditult Reformierakonna kohta ja see font, mida siis kasutati, oli ka siis sinikollane. Et vaevalt see siis Ukraina lipuvärvidest inspireeritud oli, et pigem ikka siis Reformierakonna värvidest, et selline väga konkreetne poliitiliste konkurentide tümitamine või kritiseerimine, et seal ei saa isegi rääkida mingisugusest elavast arutelust, vaid sellest, et Reinsalu esitab oma jutupunktid, küsib allikat sellele tõestust läbi küsimuse, allikas vastab sellele kaudselt, osadele asjadele jätab ka vastamata, kuna ta ei taha nii poliitilist seisukohta võtta. Reinsalu võtab sõnasabast kinni, sõnastab selle asja konkreetsemalt kriitikana ja siis saab järgmise küsimuse juurde minna. Lõpetuseks soovime Postimehele kainet mõistust. Meediapalat. Kuna esimest korda Meediapalati saate ajaloos on meil kästud lahkuda stuudiost täpselt õigel kellaajal minuti pealt, siis paraku me ei jõudnud rääkida saate alguses välja kuulutatud teemadest ehk siis sellest, kuidas Elu24 peatoimetaja Katrin Lust
on hakanud paari peo pärast virisema ja ka sellest, kuidas Tommy Cash on suurepäraselt saanud hakkama sellega, et enne Eurovisiooni oleks tema isik kui ka tema Eurovisiooni lugu piisavalt palju meediapildis nii Eestis kui ka välismaal, näiteks Itaalias, kus väidetavalt on paljusid see laul närvi ajanud, aga täna saates olid Urmet Neem, Martin-Erik Maripuu ja mina, Kristof Moraveiski ja soovin sulle hea kuulaja ilusat nädala jätku ja uute kohtumisteni. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammast. Ja meie plaan on nüüd minna johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.